olen 4 aastat. Mis ma tegin? Ma olen kogu selle 4 aastat teinud poosi. Vali mind! Ei, aga vaatame lihtsalt, et äkki sellest annab midagi teha. Ei anna, kõik. No nii, kuule Marek, kuidas sul siis valimistel läks? Minul või? Mis ta ikka läks? Nii nagu umbes arvasin. Keegi andis sulle hääle ka või? Jaa, 45 häält sain. 45 häält? Jaa. 45? No sa olid 2 korda tublim kui mina. Mina sain 25. No, aga väga 2 peale 70. Kuule, paneme konteksti ka, et muidu ma vaatan, et siin staarajakirjanikud samosti nii mõnitavad siin 30 häälega, et kui me võtame Tartu elanike arvu, nagu niimoodi kõrval nagu standardiks võrdluseks, siis see sinu 45 häält annaks 315 Tartus. Ja 315 häält Isamaa nimekirjas Pauk sees. Ja minu 25 häält annaks 175 häält ja Isamaa nimekirja oleks ka sees. Oleks või? Oleks. Ehk me peame neid asju kontekstis vaatama. Et mul on siin 127 nime ja ma valin sealt, igaüks valib ainult 127. Ja kui sinna paned Marek Järvik, siis keegi usub sinusse. Ja kui me võtame veel niimoodi, et valimast käis suurusjärk 6000 inimest. Ja teine 6000 ei käinud, Valgaski sain ja, pool aga nimi. 6000 käis, siis see 70 häält on rohkem kui 1%. Eks ole? Ja. 2 tüüpi võtavad üle 1% häältest. No pole paha, eks ole. Vot, rääkisimegi valimistulemuse ilusaks. Aga mida me siis teeme? Et kuidas me nüüd siis nende valijate ootusi täidame, kes oma hääle meie peale raiskasid? Ma ei ütleks, et raiskasid. Ei, aga ma mõtlesin selles mõttes. Ega poliitiline küsimus teid omavahel tülli ei ajad? Ei. Raiskasid, kulutasid, mis iganes. Me oleme olemas. Me oleme Isamaa nimekirjas jätkuvalt. Ma ei ole küll seal erakonnas, aga nimekirjas ma olen. Ja minu mõte on see, et tuleb teha seda opositsioonipoliitiku tööd, et meil on side Isamaa fraktsiooniga. Ega sa ei pea tingimata ju volikogus olema, et nagu valijate ootus. Sa võid ju ka ühiskondlikku tööd teha, sa võid vaadata, mis inimesed volikogus teevad, jagada siin näiteks meie omavaheliste vestluste käigus seda infot, jagada oma mõtteid, toetada sellega, ütleme, kogukondlikku elu. Jah. Ega igapäevane elu ongi olulisem. Volikogus on korra kuus. Ja võib-olla saame ka sinuga seal kuskil komisjoni töödes osaleda, et eks need asjad loksuvad nüüd paika kogu aja jooksul. Ja võib-olla saame ka niimoodi lihtsalt valijatega rääkida, öelda, mida nad mõtlevad, mida nad soovivad, seda häält edasi viia sinna võimu juurde. Ja, selles suhtes me oleme olemas, et need soovid, mis on või tahtmised või probleemid, siis alati on oodatud. Nii et igal juhul valijad, 25 minu valijat ja ma arvan, et Mareki 45 ka. Olge te südames tänatud, teie hääl ei läinud raisku. Ja, täpselt nii. Tänan. Sa öelda, et suur aitäh mulle kõigi poolt ja... Jõudu edu päikest novembrisse. See oli väga ilus lõpp praegu. Ja ta oli väga enesekindlalt kogu aeg ütles, ma tahan saada vallavanemaks, võttis kass krõlli sülle. Me tahame koos saada vallavanemaks. Aga jah, võtta sealt teine ja lõika lahti. Mida siis teised tegid, kahtlesid Facebookis samal ajal.